Alates emast, kes esitab kohtukutseid tehnoloogiaettevõtetele, kuni helisalvestisteni, mis toetavad vandenõuteooriaid, mis võivad nüüdseks olla ümber lükatud, kuni videoteni, mis võivad muuta kogu selle juhtumi olemust. Nolan Wellsi surma uurimises on palju uuendusi ja arenguid, millest peame rääkima. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Nolan Wellsi juhtumis on uusi arenguid, millest peame rääkima, kuna perekond otsib meeleheitlikult vastuseid. Avalikkus tunneb selle vastu suurt huvi. Kõik keerleb selle ümber, mis tegelikult juhtus selle 18-aastase noormehega. On arenguid, mis puudutavad kohtukutseid, helisalvestisi, videosid ja ametlikke dokumente, võimalik, et ka alkoholi tarbimist. Ja me hakkame seda kõike arutama endise detektiiviga. Tahtsin selle arutelu juurde uurijat, et mõista, mis tegelikult kulisside taga toimub. Kuidas me peaksime seda laiemasse konteksti asetama? See on oluline vestlus. Enne kui alustame, tahan kõigile teada anda, et me oleme seda juhtumit juba jälginud, eks. Kui soovite rohkem üksikasju, rohkem dokumente, kui soovite kogu seni kogutud info, saate minna meie Law and Crime Plus rakendusse, sest meil on seal juhtumifailide jaotis ja kogu info Nolan Wellsi loo kohta. Nii et vaadake seda sealt, kui soovite dokumente ise näha, infot ise uurida. See on lihtsalt suurepärane viis selle juhtumi kohta veelgi rohkem teada saada. Okei, see on põhiline. Mis juhtus Nolan Wellsiga? Kas see oli traagiline õnnetus või oli tegemist kuriteoga? Kõigepealt kontekst, enne kui läheme arengute juurde. Niisiis, 18-aastane Nolan Wells Ocean Springsist, Mississippist. Ta oli üliõpilane, Ameerika jalgpallur ning 4. juulil läks ta koos sõpradega Horn Islandile, mis on barjäärisaar Mississippi ranniku lähedal, et pidutseda. Mingil hetkel kadus ta ära. Ta kuulutati sel ööl kadunuks ja algatati ulatuslik otsing. 2 päeva hiljem, 6. juulil, leiti tema surnukeha saarelt kaldale uhutuna. Küsimus on muidugi, mis temaga juhtus. See jääb endiselt küsimuseks. Keegi pole sellele avalikult suutnud vastata. Pere sõltumatu lahkamise tulemused märkisid Nolani surma põhjuse ja viisi määratlematuks. Patoloog leidis, et tema kehaosad, täpsemalt kaelaosad, olid ilmselt eemaldatud osariigi meditsiinieksperdi poolt sellel esimesel läbivaatusel. Nii et sellel teisel lahkamisel, sellel teisel eksperdil ei olnud võimalik täpselt kindlaks teha, mis Nolaniga juhtus. Ei saanud välistada kuritegu, ei saanud öelda, kas tema kaelal oli vigastus, kas tema kaelal oli trauma ja see jätab palju küsimusi õhku, tõstatab küsimuse, kas osariigi meditsiiniekspert teeb nendele osadele täiendavaid uuringuid ja kas see annab lõpliku vastuse, mis Nolaniga juhtus. Kas oli trauma, kas tegu oli uppumisega, kas see oli juhuslik või mitte. Võib-olla on nende tingimuste tõttu raske öelda, jutt käib ka lagunemisest ja on ka punane värvi muutus, mis leiti väidetavalt kukla tagant. Ma rääkisin selle kohta meditsiiniekspertidega. Mõned ütlevad, et see võib olla lagunemisest tingitud. Mõned ütlevad, et see võib-olla oli nüritrauma enne surma, sest keha ei värvuks pärast surma niimoodi. Ja pea meeles, mis siin toimub. Perekond tahab vastuseid. Perekond palkas advokaat Ben Crumpi ja tema meeskonna, et meid selles asjas aidata, et viia läbi sõltumatu uurimine. Ja tundub, et siin ei usaldata õiguskaitseorganeid. Ja nad otsivad vastuseid, mida nad tunnevad, et nad ei pruugi ametlikest kanalitest saada. Nii et lubage mul rääkida kõigist neist uutest arengutest. Ja enne seda tahan ma kutsuda siia Matt Irvini, pensionidetektiivi ja õiguskaitseõpetaja, kes aitab meil kõike seda lahti seletada. Matt, hea sind näha. Aitäh, et aega leidsid. Aitäh, Jesse. Okei, kõigepealt peame rääkima nendest kohtukutsetest. Need tulid välja alles eile õhtul. Ma tahtsin kindlasti sellest rääkida. Niisiis Nolani ema, kellest me oleme selles saates palju rääkinud, Christine Wansley, on esitanud taotluse kohtukutsete väljastamiseks dokumentide saamiseks. Dokumentide TikTokist, Snap ehk siis Snapchat, WhatsApp, Meta, Life 360. Need on osa sellest kohtuasjast, mis puudutab tema poja pärandvara, Nolan Wellsi pärandvara. Ja ne väga konkreetsed kohtukutsed, kohtumäärused, mis nõuavad tunnistajalt dokumentide, andmete või tõendite esitamist. Ning tundub, et need esitas advokaat Gary Bufkin, kes töötab ilmselt koos Ben Crumpiga, kelle perekond on selles asjas oma esindajaks palganud. Ja see esitati Jacksoni maakonna kantsleri kohtusse. Näiteks siin on lihtsalt WhatsAppi kohtukutse teile aimu anda. Seal on kirjas, tsiteerin. Teile antakse käsk täita see kohtukutse 21 päeva jooksul alates selle kättesaamisest, kuid mitte varem kui 15 päeva pärast selle kättesaamist. Et esitada ja lubada kontrollida ning kopeerida kõiki allpool nimetatud dokumente, elektrooniliselt salvestatud andmeid, andmekirjeid ja materiaalseid esemeid ning edastada, saata, üle anda või teha kättesaadavaks kontrollimiseks nimetatud materjalid avaldaja esindajale, see tähendab proua Wensley'le. Kui liigud natuke allapoole, siis seal on kirjas, et materjalid tuleb esitada 21 päeva jooksul. Kõik materjalid ja igasugune teave sõltumata vormist, mis on teie valduses, hoolduses või kontrolli all või teile kättesaadav.
mis puudutab Nolan Xavier Wellsi, tema mobiiltelefoni numbrit ja siis on seal tema e-posti aadress. Sealhulgas, kuid mitte ainult, kogu kontoga seotud abonendi andmed, kõik praegused ja varasemad kasutajanimed, e-posti aadressid, telefoninumbrid ja kuvatavad nimed, konto loomise kuupäev ning konto loomisel kasutatud IP-aadress. Kõik IP-aadressid, mis on seotud tegevustega sellel kontol, sealhulgas sisselogimised, parooli lähtestamised, kaheastmelise autentimise seadistamised, kõik IP-aadressid, mis on seotud sõbrasündmustega sellel kontol, kõik suhtlused, mis on sellel kontol avalikuks määratud ja kõik seotud andmed ja metaandmed, kogu kontot puudutav mittesisuline teave. Kogu teave, mis tuvastab või võib tuvastada mis tahes osapoole, kes vestleb selle kontoga ning kogu suhtlus, sealhulgas sõnumid ja grupisõnumid kontole, kontolt või kontot kaasates, kõik fotod, video salvestist, heli salvestist, sisu, menus, tekstifailid, ärakirjad, GPS-andmed, asukohatiiv, meda and med, satsa kvietung, ajatempel, logid, seadme identifikaatorid, sõprade nimekiri ajalugu ja kõik muud elektroonilised salvestatud andmed igasugusel kujul, mis on kuidagi seotud selle kontoga. Nüüd, miks see on asjakohane? Annan sulle aimu. TMZ andmetel kasutas Christine Life360 rakendust, et oma poja telefon üles leida, mis oli ilmselt tema sõpradega ja seejärel võrdles selle rakenduse asukohateavet Snapchati omaga ja on teateid, et need ei klappinud. Samuti teame, et mingil hetkel teatati, et Christine kahtlustas, kas Nolani telefonist oli materjali kustutatud, et väidetavalt ei olnud tema Snapchati kontol ühtegi pilti ega videot. Nüüd teame ka, et Nolani väidetav sõber Warren Hudson ütles Brandon Tatumile Officer Tatumi saates, selles YouTube'i saates, tsitaat. Meil polnud mingit põhjust Nolani telefonis käia. Keegi ei puutunud Nolani telefoni. Kui keegi meist poleks Nolani telefoni puutunud, siis tead, et pole mingit põhjust, et midagi oleks kustutatud. Olgu, ma tean, et see on teemast väljas, aga ma pean mainima üht sponsorit, kes aitab selliste episoodide valmimisele kaasa. Ja ma arvan, et sulle see tõesti meeldib, sest kas sa oled kunagi vaadanud vana fotot endast ja mõelnud, vau, mu nahk nägi kunagi palju tervem välja, ma nägin palju noorem välja. Ja vaata, sa saad vanemaks, näed tumedaid laike, peeneid kortse, tuhmi nahka. Sellepärast pean ma sulle sellest rääkima. See siin on GU Skincare. See asi, mida ma praegu käes hoian, on vananemisvastane niisutav kreem. Kõigepealt avad selle, see lõhnab imeliselt ja ma panen selle oma nahale. See on nii sile, su nahk tundub palju parem. Ja see on Korea nahahooldusbränd. See aitab su nahal välja näha tervem, siledam ja nooruslikum. Ja nende populaarsed noorendavad toonikupadjad on põhimõtteliselt kogu Korea nahahooldusrutiin, mis on koondatud ühte tõmbesse. Kui vaatad arvustusi, siis inimesed ütlevad, et nad saavad pärast selle kasutamist nii palju komplimente oma naha kohta. Niisutus, toitmine, GU särakomplekt, mis sisaldab nende toonivaid koorimispadjakesi ja niisutajad koos NAD+. See sobib ideaalselt kõigile, kes soovivad kogeda GU täielikku rutiini. Ja ma pean ütlema piiratud aja jooksul. Ju paku meie kuulajatele ja vaatajatele hullumeelset soodustust, sest nende Glow Up komplekt on juba praegu kuni 45% soodsam. Aga meie kuulajad, meie vaatajad saavad nüüd lisaks veel 20% allahindlust ja tasuta kohale toimetamise, kui kasutavad meie koodi sidebar aadressil GU.skin.com. See on GU.skin.com. Kasuta koodi sidebar, et saada veel 20% allahindlust. Ja pärast ostu sooritamist nad küsivad teilt, kust te neist kuulsite. Näidake meile veidi poolehoidu. Näidake meile toetust. Ütle neile, tulid meie saate kaudu. Oleme selle eest tõesti tänulikud. Matt, ma laotasin su ette päris palju. Miks me neid kohtukutseid näeme? No, ma arvan, et siin toimub paar asja. Esiteks, nende kohtukutsete sõnastus on üsna tavaline iga kohtukutse puhul, mis nõuab elektroonilise teenusepakkuja käest dokumentide esitamist. Need on need asjad, mida sa juhtumi koostamisel otsiksid. Ma eeldan, et Jacksoni maakonna šerifi büroo nõuab sama tüüpi teabe esitamist, kas siis kohtukutse või läbiotsimismääruse kaudu. Aga ma arvan, et see näitab, et Nolan Wellsi perekond, nagu nad on väljendanud, ei usalda õiguskaitseorganite uurimise ausust ega erapooletust. Seetõttu viivad nad läbi omaenda uurimist. Ja see, ma arvan, jõuab laiema probleemini, miks nii suur osa riigist praegu sellest juhtumist räägib. Ja ma mainisin sulle ka varem, et on täiesti põhjendatud põhjuseid, miks mõned inimesed ei usalda õiguskaitseorganeid. Täpsemalt öeldes, selles riigis on kohutav ajalugu mustanahaliste meeste, eriti noorte mustanahaliste meeste suhtes, keda valged mehed tapavad ja kes pääsevad karistuseta. Ja kahjuks on paljudel neist juhtudest õiguskaitseorganite roll ulatunud ükskõiksusest kuni kaasosaluseni, eriti Mississippis. Ma mõtlen, Emmett Hilli surnukeha leiti veest pärast seda, kui valged mehed ta tapsid ja pääsesid karistuseta. Umbes 4 või 5 tunni autosõidu kaugusel kohast, kust Nolan leiti. 3 kodanikuõiguste eest võitlejat, kelle tapsid valged mehed, kes olid nii Ku Klux Klani liikmed kui ka politseinikud, leiti vähem kui 200 miili kauguselt kohast, kust Nolan Wells leiti.
ma ei heida Jacksoni maakonna šerifi büroole midagi ette ja ma kindlasti ei väida, et tean, kuidas Nolan Wells suri. Aga mind ei üllata, et mustanahaline perekond Mississippis, arvestades seda ajalugu, küsib küsimusi, kui nende poeg sureb salapäraselt, ega võtta võimude esitatud versiooni lihtsalt tõe pähe vastu. Ma arvan, et need kohtumäärused ja see sõltumatu uurimine viitavad sellele. Ei, sa tõstatasid hea teema. Sa tõstatasid hea teema nende murede, kõhkluste, vastuste vajaduse ja läbipaistvuse vajaduse kohta. Üks asi, mida ma ütlen, on see, et kui sa palkad Ben Crumpi, millest me oleme varem rääkinud, siis see paneb juhtumile suure surve ja tähelepanu, paneb õiguskaitseorganitele surve teha põhjalik uurimine ja anda avalikkusele vastuseid. Mitte, et nad poleks seda niikuinii teinud, aga tead küll, perekonnal olid mured, et tundus nagu õiguskaitseorganid ütlesid automaatselt, et kuritegelikku sekkumist ei olnud, siin pole midagi näha. Mul on siiski üks küsimus. Sa tõstatasid olulise teema. Sa ütlesid, ja ma ei taha sulle sõnu suhu panna, paranda mind, kui ma eksin, et tõenäoliselt eeldad, et õiguskaitseorganid on püüdnud samu andmeid hankida. Kui nad ei ole seda teinud, kui see välja tuleb, nad ei proovinud neid samu andmeid nende sotsiaalmeedia ettevõtete käest saada ja Nolani perekond proovib. Kas see viitab sinu arvates uurimise puudujääkidele? See viitaks küll. Ma mõtlen, et nad peaksid praeguseks otsima infot igast võimalikust allikast, sealhulgas inimallikatest. Ja ma olen kuulnud, et on räägitud, et nad on rääkinud umbes 60 või enama inimesega. Aga nad peaksid kindlasti otsima igasuguseid tõendeid ka elektroonilisest meediast. Vabandust, palun jätka. Ma mõtlen, milleks nad seda kasutaksid? Mida nad püüaksid teada saada? Oletame, et oled investor, saad kogu selle info, mida sa sellega peale hakkad? Neid asju on mitu, eks. Ma mõtlen, nad peaksid vaatama kõigi nende inimeste telefone saarel, kes on uurimise käigus välja tulnud ja öelnud, et nad on Nolan Wellsi 4. juulil kas näinud või temaga kokku puutunud. Ja kammima läbi kogu selle elektroonilise andmestiku, vaadates suhtlust, vaatama pilte nende seadmetest, kes sel päeval Horni saarel Nolan Wellsiga kokku puutusid, mitte ainult tema sõpruskonnast. Nad peaksid samuti uurima neid elektroonilisi teenusepakkujaid, et näha, kas sel päeval oli Nolani poolt mingeid pilte või suhtlust, mis mingil põhjusel tema telefonis ei ole. Laad peaksid näiteks seda uurima. See teave ütleks sulle, kas midagi kustutati. Väga sageli, kui keegi kustutab oma telefoni sisu, jääb see alles elektrooniliste teenusepakkujate serveritesse. Osa sellest sõltub rakendusest, osa sõltub õigustest ja privaatsusseadetest, mille oled oma seadmes seadistanud. Aga on täiesti võimalik, et keegi usub, et ta on midagi oma seadmes kustutanud, kuid see teave jääb siiski elektroonilise teenusepakkuja serveritesse alles. Kas sulle tundub, et nad valmistavad ette mingisugust hagi? See pole esimene kord, kui keegi esitab hagi pärast teatud teabe saamist. Võimalik, et läbi kohtukutse. Kas see on miski, mille üle sa mõtled? Sest pea meeles, et teda esindab advokaat. Kogu peret esindab advokaat. See on kindlasti võimalus. Ja tead, pole ebatavaline, et kui keegi kaotab lähedase, siis tahetakse mingit vastutust nõuda. Ja eriti, kui sa tunned, et võimud ei täida oma kohustusi tõhusalt. Hagi esitamine võib olla üks viis mingisuguse vastutuse nõudmiseks. Muide, kui täpsed need rakendused sinu arvates või sinu ekspertiisi põhjal on? Mis puudutab kellegi asukoha jälgimist? Ma ütleksin, et paljud neist rakendustest on väga täpsed. Ma mõtlen, need töötavad satelliitide abil. Ja ma mõtlen, ma pidin hiljuti aitama oma tütrel rakenduse abil tema telefoni leida. Ja ma suutsin selle asukoha leida sõna otseses mõttes tõenäoliselt mõne meetri täpsusega sealt, kuhu ta selle jättis. Nii et need rakendused on väga täpsed ja kui näiteks Nolan Wells kandis mingit muud nutitehnoloogiat, näiteks nutikella või midagi sellist. Need võiksid kindlasti näidata Nolan Wellsi kaugust tema telefonist selle päeva jooksul. On hea, kui sul on detektiivist isa. Midagi ei lähe kaduma, midagi ei jää kahe silma vahele. See on päris lahe. Olgu, ja paneme selle kõrvale. Jällegi, ma tahan sellega alustada, sest see tuli just välja. Aga isegi enne, kui see välja tuli, kui me palusime sul saates osaleda, oli veel midagi, millega pidime tegelema. See video. See on suur asi, sest see on suur küsimus, millest me oleme alati rääkinud selles juhtumis. Kas Nolan Wells jäi Horn Islandile, et rääkida noore naisega? Kas ta ei läinud paadiga tagasi? Kas ta ei läinud tagasi mandrile? Kas ta ei läinud paadiga koos sõpradega tagasi, eks? No, on selline asi. See, mida te näete, on uus video, mille olevat saanud Officer Tatum, eks? Brandon Tatum, Officer Tatum Show. Ja muide, tema on vaidlustanud selle narratiivi, et rass mängis automaatselt rolli selles, mis Nolaniga juhtus.
Aga selles videos näete te neid, kes paistavad olevat Nolani sõbrad paadil ja Nolanit ennast pole näha. Me usume, et see on kriitilisel hetkel. Tuletan meelde, see on siis, kui paadil olid ilmselt probleemid. Vesi tuli paati sisse. Me räägime sellest natuke rohkem, sest siin on ka heli, mis minu arvates on väga oluline. Ja nad vajasid puksiiri. Jällegi me räägime sellest, kuidas see juhtus. Aga kui te seda videot vaatate, siis kõigi andmete järgi pole Nolan Wellsi selles videos näha. Ja nagu TMZ teatab, see oleks kooskõlas nende kajastusega. Nende allikad ütlevad seda. Võimud arvates jäi Nolan Horn Islandile, viidates 2 tunnistajale, kes väidetavalt ütlesid uurijatele, et nägid Nolanit saarel pärast seda, kui paat lahkus. See on kooskõlas Mississippi merevarade osakonna politseiraportiga, mille ABC News sai ja milles väidetakse, et Nolani sõbrad ütlesid võimudele, tsiteerin, et kui nad lahkusid, oli ta tundmatu naise seltsis ja ta otsustas saarele jääda. Näed, see video on minu arvates üsna oluline, väga oluline. Ma olen nõus. Ma mõtlen, video näitavat, et Nolan ei olnud paadil. Nüüd. Täpne ajastus on asi, mida inimesed peavad põhjalikult uurima, võrreldes selle video ajastust hädakõnega, mis tehti puksiirifirmale. Kõik need asjad saavad olema olulised osa uurimisest, aga vähemalt esmapilgul esimesel vaatlusel see video näib toetavat väidet, et Nolan ei läinud selle paadiga koos oma sõpradega. Kas see tähendab, et see mõistab kõik sellel paadil olnuid õigeks? Kas see tähendab, et kui Nolaniga midagi juhtus, pidi see juhtuma Horn Islandil? No, sa küsid 2 küsimust. See viitaks kindlasti sellele, et kui Nolaniga midagi juhtus, siis juhtus see Horn Islandil või vähemalt mitte sellel paadil. See ei tähenda tingimata, et paadil olnud inimesed on õigeks mõistetud. Mis iganes Nolaniga juhtus, see võis juhtuda nende osalusega või ilma, nende teadmisega või teadmata, kuskil mujal või mõnel teisel ajal. Aga see näib kindlasti toetavat nende ütlusi, vähemalt esmapilgul ja pealtnäha. Aga see aitab uurimist, sest nüüd võimalik, et vaadeldes. Nüüd peame vaatama maismaad. Peame uurima, mis juhtus pärast teatud ajaperioodi. Nad saavad ala piirata. Nad saavad vaadata konkreetsemalt mingi piirkonda, et teha kindlaks, mis juhtus Nolan Wellsiga, eks. Sest kui see esimest korda juhtus, oli küsimus, kas Nolan läks tagasi paati, kas ta läks mandrile, kas temaga juhtus midagi. Nad panid ta tagasi paati, tead küll, viskasid tema keha vette. Tead, ma ei ütle, et see oli tõsiseltvõetav teooria, aga see oli üks asi, mis välja tuli. Kui sa teda sel hetkel paadil ei näe, see, ma usun, aitaks uurijatel kitsendada seda, millele nad peavad keskenduma. See annab kindlasti uurimisele mingisuguse suuna. Ma arvan, et ainult avalikult teada oleva põhjal tundub praegu veel vara midagi välistada, aga see võib vähemalt uurimise fookust muuta. Praegu tundub, et õiguskaitseorganite sõnul on nad rääkinud inimestega, kes väidavad, et nägid Nolan Wellsi saarel elusana pärast seda, kui tema sõbra paat lahkus. Nüüd siin on endiselt küsimusi selle kohta, kes need inimesed on ja kuidas nad teavad, et see oli Nolan. Kas need inimesed tegelikult tunnevad teda või on need lihtsalt inimesed, kes nägid pikka mustanahalist meest ja arvasid kogu selle kajastuse põhjal, et see oli Nolan. Nii et seal on endiselt palju vastuseta küsimusi, aga kui eeldada, et on inimesi, kes nägid teda saarel elusana pärast seda, kui tema sõbrad lahkusid, see suunab uurimise fookuse sellele, et välja selgitada, mis juhtus selle noormehega pärast kella 16:15 paiku pärast lõunal ja kes nägi teda viimasena elusana. Ma mõtlen, et see võib olla üks selle juhtumi kõige olulisemaid tunnistajaid. Jah, see muutub tõesti huvitavaks, eks. Näiteks mõte, et mis iganes Nolaniga juhtus, keegi ei näinud midagi. Isegi kui see nii oli, kui ta kogemata uppus, siis keegi ei näinud teda, keegi ei proovinud teda aidata. See on põhjendatud tähelepanek, see on õigustatud küsimus. Ja see paneb mind tõesti mõtlema, kas sa usud, kui me helisalvestisest räägime, lihtsalt kas sa usud, et õiguskaitseorganid võivad teada rohkem, palju rohkem, kui nad praegu avaldavad? Kas sa usud, et neil on mõned võimalikud tunnistajad, kes on andnud rohkem teavet Nolan Wellsi viimase asukoha kohta ja nad pole seda infot veel jaganud? Ma eeldaksin, et see on nii. Ma kindlasti loodaksin, et see on nii. Jällegi tundub, et on mõningaid teateid, et nad väidavad, et on rääkinud umbes 60 inimesega. Ilmselgelt ei ole kõik need ütlused praegu avalikus registris. Samuti mainitakse, et see juhtum läheb suure vandekohtu ette, mis on, ma arvan, selles Mississippi piirkonnas tavapärane protseduur. Ja kui sa kavatsed juhtumi suure žürii ette viia, tahad, et suur vandekohus kuuleks seda tõendusmaterjali esimest korda suure vandekohtu ruumis ja et see ei oleks eelneva avalikustamisega rikutud. Ma lihtsalt mängisin videot. Nüüd läheme heli juurde. Vaata. Ei, me oleme Horni lääne tipus. Meie pilhipump lõpetas töötamise. Me läheme põhja, me upume.
kas te saaksite kõik tulla? Me oleme liikmed. Jah, kui kõrgele vesi juba tõuseb, härra? See tõuseb, me lihtsalt mõtleme, ma ei tea, nagu me lähme alla. Nii et jah, me oleme sellest varem rääkinud, eks. See helisalvestis, mille avaldas Mississippi merevarade amet, see annab meile aimu, mis tol päeval juhtus. See annab meile pilgu sellesse kaootilisest vee peal toimunud sündmusest 4. juulil. Sest see on üks esimesi helisalvestisi, mida me sellest päevast kuuleme ja mis jäädvustab need paanilised hetked, kui see paat, mis oli selle grupiga seotud, hakkas vett sisse võtma. Selle põhjuseks oli väidetavalt rikkis pilsipump. Ja see on paat, millel me usume, et mingil hetkel oli ka Nolan. Aga sa võrdled seda videoga, millest me just rääkisime. Tundub, et sel hetkel ta sellel paadil ei olnud. Nii, et nad kutsuvad puksiiri. Ja huvitaval kombel, nii nagu me aru saame selle põhjal, mida on raporteeritud, tegelikult on teatatud, et neid aitas hoopis teine paat. Seal ankrus olnud teine paat, mitte erapuksiirifirma. Ja raportite kohaselt ütlevad Nolani sõbrad, et nad lahkusid Horn Islandilt kell 4:30. Hiigi ütles neile väidetavalt, et nägi Nolanit Horn Islandil kell 18:00. Muide, sõprade sõnul oli viimane kord, kui nad teda nägid, kell 15:00. Aga sellest me peamegi rääkima, sellest heliga seotud arengust. On olemas teooria, mis tuli välja, kui see video ja heli avaldati. TMZ täiustas heli uut versiooni. Kui seda kuulata, on olemas teooriaid. On inimesi, kes usuvad, et taustal on kuulda kedagi ütlemas, kas ta on surnud? No, ärka üles. Controlli tema rinda. Rääkisin kohtuekspertiisi audioeksperdiga Robert Friedmanu News Nationi saates Jesse Weber Live. Võrdles mõlemat versiooni. Ta võrdles versiooni, mis saadi WFAB veebisaidilt ja seda, mis oli TMZ-lt. Ja ta ütles, et TMZ-lt pärit äsja täiustatud heli oli pikem kui teine. Ta lõi mõlema video transkriptsioonid ja siin on see, mida ta leidis. Nendes transkriptsioonides. Teie analüüsi põhjal, kas keegi ütleb, kas ta on surnud? Controlli tema rinda. Nolan, ärka üles, midagi sellist. See on väga moonutatud. Isegi kui sa kuuled seda originaalist või isegi heliparandusega, on ikkagi väga raske mõnel tarkvaral, mida me kasutame, isegi selliseid sõnu tuvastada. Ja neist transkriptsioonides, mida me nägime, ei olnud midagi sellele ligilähedast. Ta ütles küll, et ta tahaks heli originaalallikast, eks? Ma eeldan, et allikas on võimudel olemas, sest ta ütles, et seal olid varjatud kohad. Nii et ta oli uudishimulik, kuidas heli loodi. Ja isegi selles videos kuulda kohti, kus midagi on varjatud. Ja ma ütlesin talle, et kui näiteks midagi varjatakse, kui seda varjatakse, võid sa taustal midagi kuulda. Ja nii. Tead küll, kontonumbrid ja muud sellised asjad jagati. Nii et ta tahab originaalvideot. Ta tahab vaadata metaandmeid. Mida sa sellest järeldad? Nii et ma olen kuulanud originaalvideot vähemalt nii, nagu seda on erinevatel meediakanalitel esitatud. Ja ma olen kuulanud ka täiustatud versiooni. Ja ausalt öeldes ma kuulen taustal saginat. Ma suudan mõned sõnad eristada, sealhulgas mõned roppused ja midagi sellist nagu mu jumal. Ma ei saa öelda, kas need asjad, mida mõned inimesed arvavad end kuulvad, tegelikult öeldakse või mitte. See on väga moonutatud. Ma hindan seda, et inimesed pingutavad, et taustamürast läbi kuulda ja aru saada, mis taustal toimub. Aga ma arvan, et see on lihtsalt, meil ei ole piisavalt infot. Vähemalt mina ei tunne, et mul oleks avalikult kättesaadavate salvestiste põhjal piisavalt infot, et teada, mida taustal öeldakse. See on õiglane. See on õiglane. Ma arvan, et küsimus on selles. Kas sulle tundub loogiline, et kui keegi kutsub hädaabi, nad teeksid seda kahe asja pärast? Esiteks, kui Nolanil oleks mingi hädaolukord või ta oleks hädas, kas seda ei edastataks dispetšiside kaudu? Kui just pole neid, kes ütlevad, kuule, pardal olnud inimesed olid vastutavad. Kui see nii on, miks sa teeksid kõne, kui see kõik toimub taustal? Sa saad aru, mida ma mõtlen? Absoluutselt. Ma saan aru, mida sa mõtled. Nii et see ei ole ebatavaline, kui inimesed lavastavad kuriteo paika. Kuritegu varjates. Et lavastamise osana tehakse ka hädaabikõne. Aga see juhtub tavaliselt ettekavatsetud mõrvade puhul ja see on väga külmavereline kalkuleeritud tegu. Me räägime umbes poolest tosinast, umbes 19-aastasest mehest. Mulle ei jää muljet, et selles grupis oleks tohutult palju kriminaalset kavalust või külmaverelisust, vähemalt selle põhjal, mida on teatatud. Mind üllataks väga, kui nad tahtlikult lavastaksid hädakutse, et mingit kuritegu varjata.
mind üllataks veelgi rohkem, kui nad otsustaksid teha salvestatud telefonikõne ajal, kui taustal toimuks või oleks just toimunud mingi kuritegelik tegu. Ja viimane asi, mida ma selle kohta ütleksin, on see, et kui see on mingisugune vandenõu, millest umbes 7 inimest teavad. Nolan Wellsiga juhtus midagi kuritegelikku ja üks või mitu neist olid sellega seotud. Mulle tundub väga ebatõenäoline, et need inimesed suudaksid seda vaikuse vandenõud juba 6 aega hoida. Ma mõtlen isegi kogenud kõva närviga inimeste seas organiseeritud kuritegelikes rühmitustes, mida rohkem inimesi on vandenõusse kaasatud, seda tõenäolisem on, et keegi hakkab rääkima. Ja need ei tundu olevat sellist tüüpi organiseeritud, paadunud kuritegelik rühm. Mind üllataks väga, kui vaikuse vandenõu, et varjata Nolanile tehtud kuritegu, kestaks nii kaua, kui see on kestnud. Ja kindlasti, kui see nii oleks, see ei saaks enam kaua kesta. Pean esil tõstma veel ühe arengut. Nii on näiteks ABC ja teised väljaanded teatanud, et vastavalt dokumendile, mis saadeti välja ilmselt 5. juulil ja sisaldas esialgset teavet Mississippi merevarade osakonnalt, tunnistajad ütlesid tol päeval võimudele, et Nolan oli Horni saarel sõpradega kõvasti joonud. Nüüd see on nende kirjeldus. Me ei tea, kas see on tõsi, aga see oli osa raportist, mis koostati üsna samal ajal, kui Nolan Wellsi otsiti. Mida me sellest arvame? Kuidas see uurimisse sobitub? No, ma arvan, et me peame selliste väidetega ettevaatlikud olema. Kindlasti suurendab joove riski, et keegi võib viga saada. Enda eest hoolitsemine on lihtsalt palju raskem, kui oled tugevalt jooves. Aga ma tahaksin teada, kes need tunnistajad on ja kuidas nad sellise järelduseni jõudsid. Kas nad nägid teda käitumas viisil, mis viitab joobeseisundile? Kas nad nägid teda enda silme all suuri koguseid alkoholi tarbimas? Kas me üldse teame kindlalt, et väidetavalt joobes isik, keda nad kirjeldavad, on Nolan Wells? Siin on palju vastuseta küsimusi ja me peame olema väga ettevaatlikud, et mitte langeda ohvri süüdistamisse. Fakt on see, ma eeldaksin, et 4. juuli nädalavahetusel Horni saarel. Seal oli palju noori, kes tarbisid väga palju alkoholi ja kõik teised neist noortest jõudsid turvaliselt koju. Me ootame toksikoloogia raportite tulemusi, eks? See sõltumatu lahkamine, nagu me teatasime, oli piiratud selle surnukeha seisukorraga, mis sellele eksperdile anti. Oleme varem rääkinud sellest, kuidas osariigi kohtuarst näib olevat säilitanud teatud kaela või kurguosi, võib-olla edasiseks uurimiseks, võib-olla trauma või uppumise tuvastamiseks. Aga toksikoloogia saab olema võtmetähtsusega, eks? Ma mõtlen, mida see meil ütleb? Toksikoloogia võib meile öelda, milliseid aineid Nolan Wellsil organismis oli. See ei vasta siiski küsimusele, miks see noormees oma elu kaotas. See on teave, aga see ei ole vastus. Üks raskusi on see, et kui tegeled uppumisega, võib olla väga raske, kui see ongi olukord. Väga raske on teada, mis olid asjaolud. Kas keegi lükati vette, kas ta oli joobes, kas sa lükkasid ta vette, kas sa hoidsid kedagi vee all. Võib-olla on jäänud maha mingisuguseid füüsilisi tõendeid. Lagunemine teeb asja veel keerulisemaks, nii et see on raske juhtum. Tead, vaatame, kuhu see välja jõuab. Ma tõesti tahan, et perekond saaks vastused. Ma tõesti tahan. Ma tahan, et neil oleks mingisugune lõpetatuse tunne ühel või teisel moel. Vaatame, kuidas see edasi läheb. Ma hoian sellel silma peal. Matt Irvin, aitäh, et võtsite aega. Ma tõesti hindan seda. Aitäh, Jesse. Ja see ongi kõik, mida meil praegu Sidebaari saates teile pakkuda on. Suur tänu, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcasts, Spotify või kust iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti võite meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is ja Instagramis minu News Nationi saadet Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord. Kõik.